tere, mina olen Kirsti. Kes sina oled? Väga tore on sind näha igal juhul. Kohe-kohe tulevad munade pühad. Minul on siin pühade muru kasvatatud kaera ja mul on siin ka paar muna. Ma kutsun siia ka Liisa, minu sõbra. Tule Liisa, vaata. Kumba sina tahaksid? Ma ikka tahaksin selle roosallise. Jaa, see läheb kokku mu joppega. Mulle sobib see roheline. Munade pühad. Meil on teine nimi ka. See on ülestõusmispühad. Jah, ülestõusmispühad. Kas te olete kuulnud? Siis tuleb vara üles tõusta. Ei, tegelikult see ei ole päris sellest. Munad, sellise šokolaadi muna sees võib olla üks vahva üllatus. Aga veel suurem üllatus peitub selles ülestõusmispühas ja terves selles nädalas. Praegu on tegelikult vaikne nädal või suur nädal. Jumalal on meie jaoks varuks tõelised üllatusmunad. Ja tead mis, Liisa, sina saaksid nüüd meie vaatajatega otsida üles siit maastikult mõned päris vahvad munad. Oled sa valmis? Jah, kas te olete valmis? Nii, kas näed midagi? Kuule, ma juba näen ühe. Vaadake, sellise muna ma leidsin. Kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Beetfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus 2 jüngrid ja ütles neile: minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinnis seotud emaeesli ja säluda juures. Päästke need valla ning tooge mulle. Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: Issand vajab neid, ta läkitab need peatselt tagasi. Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud. Tõid emaeesli ja sälu ning panid röövad nende peale ja tema istus sinna. Tohutu rahva hulk aga laotas oma röövad tee peale. Teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: Hoosanna Taaveti pojalle. Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. Hoosanna kõrgustes. Ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil. Kes selline on? Laulame koos. Kuningas, austus, halleluja. Kuningate kuningas, austus, halleluja. Jeesus, Messias, austus, halleluja. Jeesus, Messias, austus, halleluja. Kuningate kuningas, austus, halleluja. Kuningate kuningas, austus, halleluja. Jeesus, Messias, austus, halleluja. Jeesus, Messias, austus, halleluja. Kust me siis leiaksime järgmise muna? No vaata, kas keegi näeb kusagil? Vaat, seal on üks. Õhtul istus Jeesus lauda koos oma sõpradega ja kui nad söid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles neile andes: võtke, sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles: jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Aga ma ütlen teile, mina ei joo siit peale sellest viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega uud oma isa riigis. Kus võiks olla järgmine? Nad tulid paika,
mille nimi on Getsemani. Ja Jeesus ütles oma sõpradele, istuge siin, seni kui ma olen palvetanud. Ja ta võttis enesega Peetruse ja Jaakopuse ja Johannese ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Ja Jeesus ütles neile, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake. Ja ta läks pisut eemale, langes maa peale ja palvetas, et kui on võimalik, see tund läheks temast mööda. Ja ta ütles, isa, sinul on kõik võimalik, vii see karikas minust mööda, kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad. Ja ta tuli ja leidis jüngrid magamas ning ütles Peetrusele, kas sa magad, kas sa ei jaksa üht ainustki tundi valvata. Ja ta läks taas ära ja palvetas. Ja kui Jeesus tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamas, sest nende silmad olid rasked unest ja nad ei teadnud, mida talle vastata. Seal on üks. Mine Liisa, vaata. Näita mulle ka. Mis siin nüüd juhtub? Siis tuli Juudas, üks Jeesuse sõpradest, ja temaga oli kaasas suur rahvahulk möökade ja nuiadega saadetud ülempreestrite ja rahvavanemate poolt. Aga tema äraandja oli andnud neile tähise. See, kellele ma suud annan, ongi tema võtke kinni. Ja otse kohe astus Juudas Jeesuse juurde ja ütles, tere rappi, ning andis talle suud. Siis nad astusid Jeesuse juurde, panid käed tema külge ja võtsid ta kinni. Siis põgenesid kõik jüngrid, jättes ta maha. No, kuhu siis lähme? Siinsamas. Jaa, Kas see on järgmine? Siin on kukk. Kukk. Huvitav. Mis seal munas siis on? Seal on ka kukk. Jeesuse vangistajad viisid ta ülempreester Kaifase juurde, kuhu olid kogunenud kirjatundjad ja vanemad. Peetrus järgnes talle eemalt, kuni ülempreestri õueni, läks sisse ja istus maha teenijate juurde, et näha, kuidas asi lõpeb. Ja ta juurde astus üks teenija tütruk ja ütles, ka sina olid Jeesusega. Aga tema salgas kõigi ees. Ma ei mõista, mida sa räägid. Kui ta läks aga värava poole, nägi teda teine teenija tütruk ja ütles neile, kes seal olid. Tema oli koos Jeesusega. Ja taas ta salgas vandega, ma ei tunne seda inimest. Üsna varsti ütlesid aga seal viibijad Peetrusele ligi astudes, tõesti, ka sina oled üks nende seast. Siis hakkas ta hirmsasti sajatama ja vanduma, ma ei tunne seda inimest. Ja kohe laulis kukk ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud. Enne kui kukk laulab, salgad sina minu 3 korda ära. Ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma. Siin on jälle üks. Tule, vaatame, mis see on. Pesunööri peal. Aga seal on väga palju inimesi. Ja kohe varahommikul viisid nad Jeesuse aheldatud ära ning andsid maavalitseja Pilatuse kätte. Ja ülempreestrid kaebasid palju Jeesuse peale. Aga pühade eel tavatses maavalitseja vabaks lasta ühe vangi, keda nad palusid. Koos mässumeestega, kes olid mässu ajal mõrva toime pannud, oli aheldatud üks Parapase nimeline mees. Pilatus aga küsis neilt, kas te tahate, et ma lasen teile vabaks Jeesuse? Aga ülempreestrid ässitasid rahvahulga nõudma, et ta pigem laseks neile vabaks Parapase. Pilatus aga küsis neilt veel kord, mis ma siis pean tegema temaga, keda te nimetate juutide kuningaks. Nemad aga karjusid taas, lööd ta risti. Pilatus ütles neile, kuidas nii, mis halba ta siis on teinud? Ent nemad karjusid üha valjemmini, lööd ta risti, lööd ta risti. Aga Pilatus, tahtes rahvahulgale meele järgi olla, laskis neile vabaks Parapase, ent Jeesust laskis piitsutada ja andis ta risti lüüa. Mis siin nüüd on? Kas sa tead, mis see on? Ja siis oli selline muna.
seal on 3 risti. Nad võtsid nüüd Jeesuse ja ta läks välja, kandes ise oma risti pealuu asemeks hüütud paika, mida heebrea keeles kutsutakse Golgataks. Seal nad lõid risti tema ja temaga koos 2 muud surma mõistetut, teine teisele poole, aga Jeesuse keskele. Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama, aga ülemadki irvitasid Jeesuse üle. Teisi on ta päästku iseennast, kui ta on see ära valitu Jumala Messias. Ja ka sõdurid teotasid teda. Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa kuni kella 3 peale lõunat, sest päike pimenes. Aga templi vahevaip kärises keskelt lõhki ja Jeesus hüüdis valju häälega, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Jeesuse ihu maeti kaljusse raiutud hauakambrisse ja haua ukse ette veeretati suur kivi. Need olid küll üllatused, aga polnud üldse rõõmsad üllatused. Aga see ei olnud veel kõik, Liisa. Vaata, äkki sa leiad veel üks väga tore üllatus on veel jäänud, üks muna. Siin on lilled. Jaa. Väga ilusad lilled. Ja veel üks muna. Miks sa hiilid tema hauale? Ta ei ole enam surnud. Koidab hommik, tantsib päikene. Ta üles tõusnud on. Halleluja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluja, kostku maailma. Ta üles tõusnud on. Miks sa pimedusse jääksid veel? Ta ei ole enam surnud. Süda valgusele lahti tee. Ta üles tõusnud on. Halleluja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluja, kostku maailma. Ta üles tõusnud on. Miks nii kurvalt astud edasi? Ta ei ole enam surnud. Mine vendadele räägi nii. Ta üles tõusnud on. Halleluja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluja, kostku maailma. Ta üles tõusnud on. Ja veel kõik koos. Halleluja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluja, kostku maailma. Ta üles tõusnud on. Jeesus elab! Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimene päeva hommikul, tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja ennäe, sündis suur maa värisemine, sest issanda ingel laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivat valget nagu lumi. Aga hirmus tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles, teie ärge kartke, ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin. Ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas. Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist. Ja hauakampri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid naised kuulutama seda tema jüngritele. Ja ennäe, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles, olge rõõmsad. See üllatus mulle väga meeldis. Juba läks rõõmsamaks. Ja see on tõeline rõõmusõnum, et Jeesus on surnud meie pattude eest.
Jeesus võttis patud ja viskas merepõhja, viskas merepõhja, viskas merepõhja. Jeesus võttis patud ja viskas merepõhja, iialgi ei meenutata neid. Nüüd olen rõõmus, rõõmus iga päev, rõõmus iga päev, rõõmus iga päev. Nüüd olen rõõmus, rõõmus iga päev, iialgi ei meenutata neid. Laula kaasa. Jeesus võttis patud ja viskas merepõhja, viskas merepõhja, viskas merepõhja. Jeesus võttis patud ja viskas merepõhja, iialgi ei meenutata neid. Nüüd olen rõõmus, rõõmus iga päev, rõõmus iga päev, rõõmus iga päev. Nüüd olen rõõmus, rõõmus iga päev, iialgi ei meenutata neid. Rõõmsaid ülestõusmispühi!